Tere! Meie tänaseks teemaks on blondid, blondide trendid ja Vella blondide kollektsioon. Blondidest on ikka põhjust rääkida, sest et blondid on väga populaarsed ja kui aastaid tagasi me mõistsime võib-olla selle all blond, et on tegemist ühe lihtsalt heledate juustega, aga tänaseks päevaks see blondide skaala on muidugi väga palju laiem, sisaldab palju erinevaid toone, tehnikaid ja seda kõike sisaldab ka siis järgnev materjal ja vaatame, mis kollektsiooniga on tegemist, kes on selle loojad ja milline on selle hooaja värvipalett. Nii. Et nimetame seda kollektsiooni blondid tunnustoonid, vaatame, millest siis on saanud loojad inspiratsiooni ja milline on selle hooaja värvipalett. Siin on näha kõik modellide pildid ja näha on, et nad kõik on erinevad. Siin on erinevad nahatoonid, silmavärvid, juuksetekstuurid, toonid ja nad kõik on väga kenasti sobitatud just isikupäraselt neile konkreetsetele modellidele. Ja enne kui siis sisusse põhjalikumalt süveneme, vaatame koos väikest tutvustavat kollektsiooni videot. See oli siis video kollektsioonist ja lõpus oli näha ka kõik selle kollektsiooni loojad. Need on 5 andekat rahvusvaheliselt tunnustatud juuksurit. 2 neist on Suurbritanniast, 1 on USA-st, 1 on Saksamaalt ja 1 on Brasiiliast. Ja võib öelda, et trendid ei ole enam hooajalised, vaid on ajas muutuvad. Ja segunenud on nii reaalne, digitaalne kui ka vaimne maailm ja füüsilisest maailmast on pärit soojemad toonid, loomulikumad toonid, digitaalsest maailmast aga mängulised ja muutuvad lavendlitoonid ja vaimsest maailmast seleniitblondid, julged taevalikud varjendid. Ja ka muudes ilutööstustes on julgemalt esile kerkinud just värvid ja otsitakse positiivsust sütitavaid kombinatsioone. Siin on näha USA-st pärit juuksekunstnik all slaidi osas ja tema teeb väga suure muudatuse ja seda võimaldavadki siis blondidele mõeldud tooted. Loomulikult on see väga nõudlik teostaja jaoks. Peab omama kindlasti väga häid ja kvaliteetseid vahendeid
teadma ja tundma tooteid ja ka muidugi omama inspiratsiooni. Ja Zack ütleb, et teda inspireerivadki teda ümbritsevad inimesed, erinevad blondid, sest nad kõik on erinevad ja kõikidele tuleb leida just neile kõige sobivamad ja neid kaunistavad lahendused. Ja järgneval slaidil ongi näha see roosakas toon ongi siis Zacki loodud ja eelkõige on siis sellise tulemuse saamiseks äärmiselt oluline, et oleks puhas, hele põhi ja siis sinna peale on võimalik juba luua erinevaid varjundeid. Nii et sellel hooajal ikkagi roosakad toonid endiselt on trendikad, jahedamad roosakad toonid ja siin kõrval on teine hele tulemus, aga see on pigem kuuvalgust meenutav jahe blond. Ja kui siin terasemalt vaadata, siis tegemist on ka väga oskusliku toonide sujuva üleminekuga, juure lähedalt on tumedam ja kogu juukse pikkus on ühtlaselt hele. Siis edasi juba ka võib-olla modell, kellele võib-olla esimesel pilgul peale vaadates ei võiski öelda, et tegemist on päris blondiga, aga kindlasti annavad need heledad varjundid siin juurde sellist liikuvust, värskust, suvist muljet ja siin pruunide juuste sisse on tehtud siis erinevaid vanilliblondi ja soojemate toonidega siis lisasalke. Ja selle tulemuse on loonud siis juuksekunstnik ka Suurbritanniast pärit. Siin on näha vanilliblondi kooslus ka heledamates juustes ja ka selline sujuv üleminek. Ütleme selle kohta võib-olla balajaažilaadne tulemus ja siin on siis kombineeritud just soojamaid kuldseid toone ja kõrval näha siis ka veel tumedamal lokkis juuksel erinevad karamelli ja pähkli varjundid, mis toovad välja ka kenasti selle lokilise tekstuuri ja muudavad kogu tulemuse väga trendikaks ja ilusaks. Sellel slaidil on selgelt näha see, kuidas kuldne toob kõik värvid väga kenasti esile ja siin all nurgas on Romeo Filipe, tema on juuksekunstnik Brasiiliast ja tema on välja töötanud 2 väga huvitavad ja juba väga populaarset juuksetehnikat, värvitehnikat. Üks on illuminage ja teine on Brazilian illuminage. Ja siin on siis selline kontrastide põhimõte, et on pandud sulatatud heledad tumeda sisse ja toodud välja just neid juukseosi, mida siis tahetakse rõhutada ja järgmises väikeses videos te näetegi, kuidas seda tulemust on saavutatud. Ja nagu nägite eelmisest videost, et tegemist on ja väga mitmeetapilise tööga, nõuab palju kogemust ja kindlasti me siin oma stuudios pakume ka spetsiaalsel blondide koolitusel just selliseid teadmisi, et kes on huvitatud, tahab rohkem teada, saab meiega ühendust võtta, sest kohe varsti on algamas 3-etapiline blondide koolitus, kus räägime ka sellistest nõudlikest ja keerulistest tehnikatest.
Aga siin veel kord näha siis päikesekellatoonid, sellised soojemad, erinevad blondid on sulatatud jälle tumedamale põhjale ja jälle on näha, kuidas kenasti joonistub välja juuste erinev tekstuur ja muudab kogu selle juuksepahmaka põnevaks ja isikupäraseks. Siin on näha, et ega ei ole ainult soojad toonid, vaid kindlasti on hulk selliseid, kellele sobivad siiski paremini jahedad toonid. Ka rõivastuses on palju kasutatud helesiniseid toone, aga võib-olla mitte enam nii väga juuste värvides. Kasutatakse pigem siis sinist soovimatute pigmentide tasakaalustamiseks. Ja siin allosas on näha jälle Suurbritanniast pärit James Earnshaw, kes on üks väga tunnustatud stilist, kellega meil on võimalus ka juba järgmisel kuul siin Eestis tutvuda, sest et tema näitab ja tutvustab ühte uut väga põnevat läikevärvide sarja. Et samamoodi jälle, kes on huvitatud, saate meie kaudu seda infot endale küsida. Ja järgmisel slaidil on ka üks väikene video, kus on näha Jamesi modelli ettevalmistus ja samuti suhteliselt tumedast juuksest saab lõpuks hele ja jahe imekaunis tulemus. Nii et vaatame.
Ja siin oli siis näha üks uudistoode, mida hetkel küll veel ei ole meil Eestis, aga see jõuab meieni juba siis kevadel ja sellest siis räägime natukene põhjalikumalt ja lähemalt. Aga siin veel kord slaidil näha, et selleks, et me saaksime kauneid blonde tulemusi, peame väga hästi teadma ja süvenema värviteooriasse, et leiaksime just need õiged toonid, õiged pigmendid, millega siis kauneid puhtaid skandinaaviapäraseid toone luua. Ja selles kollektsioonis on kasutatud paralleelselt nii erinevaid blondeerivaid vahendeid kui ka heledaid värve. Ja vastavalt siis, missugune on modelli juuksetoon, saab siis valida kas siis blondeerijate või värvide vahel. Aga kindlasti kuulub selle kollektsiooni hulka ka violettne toon. Rõivastuses on siin tegemist hästi intensiivse violetsega, aga juustes kasutatakse siis vastavalt juukse tumedusele ja missugust kontrasti tahetakse, kas siis pasteelsemaid ja pehmemaid toone või siis natukene tugevamaid. Ja see juuksekunstnik on pärit Saksamaalt, kes on ette valmistanud sellise imelise digitaalse violetse tooni. Ja siin veel kord näha, et ehkki violetne on tugev kollase tasakaalustaja, saab teda siis ka eraldi rõhutada ja kasutada. Ja just selle kollektsiooni hulgas on ta väga tugevalt oma kohal. Ja siin näha, kuidas seda tööd on teostatud. Kõigepealt jälle esimene samm on loomulikult helestamine, siis erinevate helestustehnikatega ja kasutatud on Blondorflex pulbrit, mis võimaldab teha väga suuri muutusi, saada täiesti puhtaid heledaid juukseid ja seejärel juba on toonimine võimalik erinevate vahenditega, aga siin on valitud meie Shinefinity uus läikevärv ja on segatud kokku siis violetne toon. Siin on näha need tehnikad, kõigepealt nii fooliumtehnikas kui ka tubeerimisega on tehtud hajutamist ja teise etapina juba siis juukse toonimine. Selline on siis lõpptulemus ja jälle samamoodi meelde tuletus, et selleks, et seda täiuslikult teostada, on vaja head tehnikat ja seda saab kindlasti täiendada meie erinevatel blondide koolitustel. Ja selline oligi siis lühidalt meie blondide kollektsiooni informatsioon.